Tere! No tere! Ma olin see, kes pesus käis. Ahah, kuidas su nimi on? Ave. Tere, Ave! Tšau, Ave! Jaa. Ma ootan, kus see taust ka veits ilusam oleks, nii. Muidu on riidekapp, on ju. Ja, riidekapi taha. No tervist! Mul on nagu veider nagu küsimus. Ma kuulasin nagu teiste omasid ka. Et enamik naistel on alati mingid suhte need küsimused. Ja ma olen ise ka nagu Taro neid mingeid koolitusi teinud ja nagu arenenud ja siis mul on nagu paar sõbrannad, kellel on nagu mingid võimed ja niimoodi. Et nad on ka aitanud mind, aga ma nagu 2 aastat tagasi tuli mu ellu inimene, kes oli täpselt nagu sihuke kaksikleek. Ja siis nüüd ta on muidugi ära läinud, sest ma olen tegelikult suhtes, pikas suhtes juba 15-16 aastat nagu. Ja siis ma mõtlengi, et kas see oli nagu õige, et ma nagu teda ei valinud. et nagu jah. Ja siis samas ma ei tunne nagu praegu ka, et mul nagu kõik olemas oleks. Et jah, mul on nagu stabiilne pereelu ja kõik selline, aga nagu midagi on puudu. et kas see on ka mugavussuhe või mis see nagu on? et mis ma nagu tegema peaks, vaata. Perekonna küsimus on, küsisin kohe. Mis küsimus on ja tuli kohe perekonnakaart. Selle all on konflikt, selle all on valik, selle all on armastus ja jälle enda valimine või äraminemine või mis toimub, okei. Sa tunned, et su elus on midagi puudu? Jah. Mis su elus puudu on? Sa mõtled nagu, et ma ise vastan sellele? Ei, ma praegu vaatan. Ma mõtlesin, et... Aga sa võid vastata ise ka selles mõttes, et... Ei, ma ise ka nagu ei tea, aga ma lihtsalt mõtlengi, et milleks nagu elu saadab sulle inimese, kes on su peegelpilt nagu. Ja sul on järsku nagu täielik kodutunne. Ja siis see inimene hakkab käituma nagu sihuke, ma uurisin, see on nagu sihuke kuuma-külma teema ja see on nagu avoidant, vaata, attachment. Et kui mingid tunded ja asjad lähevad liiga suureks, siis ta põgeneb ära. nagu müstika. Kõigepealt küsimus, okei, kas see on üldse küsimus, kas see oli kaksikleek või sa ajasid midagi segi? Teiseks on küsimus, miks see inimene tuli minu ellu? Siis on küsimus, et kas ma oleksin pidanud teda valima? Või pigem ei ole see küsimus. Siis on küsimus, et ma tunnen, et minu suhtes on midagi puudu, mis oli sellega olemas. Ja nüüd, kui seda ei ole, ma justkui igatsen seda. Milles on siis küsimus? Ma ei teagi. Ma mõtlengi, et kas see nagu praegune suhe, kas see oli siis nagu õige või? Et ma jäin nagu oma mehega. Vaata, sihukest asja ei eksisteeri nagu õige ja vale tegelikult. No jah, seda nad ütlevad, aga vaata, osad suhted on ikka sellised, mis tulevad nagu lihtsalt õpetama ja mis ei ole loodud kestma. Et mul üks sõbranna ütles küll, et tema leiab, et see inimene oli tegelikult väga selline tume. Sa tahad teada, mille jaoks see kaksikleek tuli? No, ma ei tea, kas või see nagu, ma olen mõelnud, et ta nagu läks ära, aga mul ei läinud nagu oma mehega nagu paremaks see suhe. Et ta nagu kadus ära, aga ma ikkagi tunnen nagu, et kas ma üldse tahan nagu seda suhet jätkata, et muidu mul oli nagu see, et ma nagu lahutangi selle oma suhte ära ja me lähmegi nagu temaga kokku. Et see on siuke nagu keeruline. Ma saan aru.
sul on 2 meest. On üks, on No nüüd teine. enam ei ole tegelikult, nüüd on üks nagu. No aga mõtted on ikka Jah. mõtted on ikka seal, ta trigerdas sinus, mida ta sul trigerdas, mingid traumad või? Side. Okei, see side. See, kellest sa räägid, et on sinu kaksikleek, see meesterahvas. Nime ei ole vaja öelda, Jah. lihtsalt see mees. Jah. Kas ta on päriselt sinu kaksikleek? On. Aga mina ütlen seda, et kaksikleek, noh, keegi ütleb, et meie, ma ei tea, elu eesmärk on saada oma kaksikleekide kokku, et ärgata. Aga kaksikleek võib aidata ärgata, mis ei tähenda alati, et ma pean selle inimesega paar olema. Paar kui selline, Jah. kui nähtus. No mina ei teadnud sellest kaksikleegi asjast üldse. Minu, noh, kui ta tuli. Väga tihti inimesed ajavad segi neid ka. Ja. Ei, mina ei teadnud midagi, ta tuli, siis me hakkasime rääkima, kuidagi kõik sujus ja siis me hakkasime panema tähele, et meil on nagu minevik on väga sarnane, et kõik asjad on nagu niimoodi, noh, et kõik, mis temal juhtus, on minul juhtunud. Et väga sihuke huvitav ja siis ta hakkaski rääkima mulle, et kuule, et sa võid olla mu kaksikleek. Siis ma mõtlesin, mis bullshit'i sa ajad, sihukest asja ei ole olemas. Et kas see on sinu uus pick-up line naistega või mis toimub? Nagu kao ära, vaata. Et jah. Ja, see the best pick-up line vaimsetele naistele on ju. No jah. No kõigepealt ütleme siis niimoodi, et on olemas erinevad liigid. On olemas kaksikleegid, on olemas hingesugulased, on olemas karmalised partnerid, on olemas lihtsalt partnerid, kes trigerdavad meie traumad. Ja noh, need kõik võivad trigerdada meie lapsepõlve traumasid, sellepärast et kui ta on see vältiv kiindumuse tüüp ja sina oled ärev kiindumuse tüüp, siis ta tõmbabki sind käima sellega, et ta on kogu aeg emotsionaalselt kättesaamatu või kuidagi jookseb ära sinu eest, siis ta tõmbab sinu traumad käima, lapsepõlve traumad. Ja, no ma olen selles suhtes, ma sain päris hea jackpoti, mind kasvatas nagu ema üksikuna, mu isa ei osalenud, et noh, kõik ütlesid juba väiksena, et sa oled katkine laps, su vanemad ei ole koos, siis ma ütlesin, mis asja, mul ei olegi isa vaja, mida asja. nagu Eminemi Mockingbird. Et... Okay. midagi, mis su elus puudu on. Mis sul suhtes puudu on praeguses? Mida siis see kaksikleek trigerdas sinus, ma ei saa aru? Ta trigerdas kõike minu arust. Oma äraminekuga trigerdas. On see seotud isaga? 100%. Isa teemad tõstis ülesse. Isa. 100%. Ehk siis ta äratas, kaksik... Vot. See on väga sügav teema, mis on terve elu sul olnud kinni pakitud. Ja et sa lausa isegi üle oma süsteemis lehitad üles sellise lause, et mul ei olegi isa vaja. Ma räägin sulle natuke endast. Ma elasin ka koos emaga. Me olime kahekesti ja ema läks isa juurest ära, kui ma olin veel kõhus. Ja me kasvasime koos. Ja emal arenes välja skisofreenia. Ja kui ma olin 10-aastane, meid eraldati. Teda pandi haiglasse, mind pandi varjupaika ja hiljem lastekodusse, kasuperre. Ja mina 10-aastasena tundsin ennast hüljatuna.
arvutan jah. Ja ma süüdistasin ema, et ema hülgas mind terve oma elu. Ja mul oli nii palju solvumist südames, et mind jäeti maha, et ma olin üksinda. Et ma ütlesin lausa teistele, et mul ei ole perekonda, et ma olen orb. Ma põhimõtteliselt kuulutasin oma ema surnuks. Ja tegin ennast üksikhundi, kes on tugev üksinda ja saab kõigega hakkama. Ja alles nüüd ma hakkan aru saama, et esiteks minu ema ei jätnud mind maha. Meid eraldati minu turvalisuse nimel. Riik tegi seda armastusest. Ja ema ei hülganud mind. Tal ei olnud valikut, vaata. Tal ei olnud valik, aga minu 10-aastase lapse süsteemis, kuidas ma tundsin ennast. Minu jaoks oli hülgamine. Ja ma lausa kuulutasin teda surnuks. Et nii kaugele läks see ego läks nii, see trauma läks nii suureks, et ma kuulutasin oma ema surnuks, kuigi ta oli elus. No see on tuttav ja, sest nagu kui ma abiellusin, meil läks mehega isegi mu isa meeles, sest ta ei osale mu elus ja ta ei saanud pulmakutset, sest ma unustasin ta ära. Sest et me ei suhtle, vaata, ja mul läks meelest, et mul on isa elus. Vot, kui kaugele me oma selles haiget saamises, oma solvumises, kui kaugele me lähme. Et me unustame ära oma elusaid vanemaid, kes on siiamaani elus, kes andsid meile elu sisuliselt. Ja mul oli väga keeruline uuesti nagu avaneda oma emale. Ja hakkasin uuesti temaga suhtlema, võtsin uuesti temaga kontakti, vaikselt avanesin talle. Praegu suhtlema, aga ma ei saa öelda, et meil on sellised südamlikud suhted. Aga vähemalt ta minu jaoks on eksisteerib ja ta ei jätnud mind maha ja nüüd see hakkab nagu paranema natuke. Ja isa teemaga on muidugi keeruline. Sellepärast, et alateadlikult ma otsin isa igas oma partneris. Seda armastust, mida ma ei saanud lapsepõlves. Ja see on nagu mega keeruline. Ja selles mõttes ma mõistan sind. Ei no mulle öeldi ka, et mu mees on minust 8 aastat vanem, et kohe on nagu, et oi, sul on daddy issues või nagu, aga ma ei tunne, et mul nagu oma vanustega oleks klappi, et nad peavadki kuidagi nagu vanemad olema. Okei, lähme tagasi sinu küsimuse juurde. Tuleb välja, et see meesterahvas tuli sulle ellu äratama seda isa teemat, mis oli sügavalt sinu, see ei ole jama, see on suurim kingitus. Sina arvad, et see on jama? Jaa, sellepärast, et nagu mu isa on, ta esiteks, ta on nagu playboy, ta kõike paneb, mis liigub. Mind absoluutselt ei huvita tema elu. Tal on nii palju lapsi, kellest ma ei ole teadlik. Ma arvasin, et ma olen nagu ainuke. Sinus on hästi palju emotsiooni isa suhtes. Hästi suur laeng on seal. Ma ei tea. Ma räägin, ma olen teda nii vähe näinud, et ma ei ütle sulle, et sa pead oma isa vastu võtma või midagi sellist. Ma lihtsalt ütlen sulle, et need kaksikleegid ja karmapartnerid ja üldse kõik partnerid tulevad meile midagi avama. Ja ärkamine tähendabki seda, et ma tegelen nende teemadega, mis ei ole mulle meeldivad. Et ma lähengi sinna, mis on minu jaoks kõige keerulisem ja raskem. Mis toob üles seda valu, seda solvumist. Ja siis ma tegelen, asi pole isas, asi on selles, et ma tegelen selle valuga, mis on minu sees. Et see tuleb esile ja nüüd ma saan seda vaadata, hoida ja lahustada ja tegeleda sellega. Ja ma imestasin praegu, et see nagu isa on, sellepärast, et tegelikult meil on nagu
Meil on nagu selle ema poolt perekond, nagu suguvõsaga on hästi palju probleeme, vaata, kõik vihkavad üksteist, räägivad üksteisest halvasti. Et ma olin natuke nagu üllatunud, et see oli praegu isa. Lihtsalt sellepärast. Et aga ja midagi ta kindlasti nagu liigutas minus, et palju asju hakkasingi nagu nüüd mõtlema. Tema oli hästi sihuke spirituaalne ja siis nüüd kõik asjad nagu noh, kõik mingid viirukid, ma tahan ka nagu mingeid asju paremaks nagu teha, muuta ja energeetiliselt, et ma olen hästi palju inimesi nagu ära lõikanud oma elust. Vaata, ma ei taha enam neid small talk'i inimesi või noh, siukseid ärakasutajaid, vaata, see on nagu energialeke. Tegelikult me peame nagu jälgima, kellega me nagu suhtleme rohkem ja niimoodi. Vot. Jah. Nojah, põhimõtteliselt selle isa teemast sa oled ennast nagu ära lõiganud. Vot, et vaikselt vaata sinna. Tere sinu kassile. Jaa. Et see, kui miskit sind sügavalt puudutab ja see, kui mul tulid, noh, küsisin isa ja sul tulid pisarad, vaata, see puudutab sind sügavalt. Ai, mul tulevad iga asja peale pisarad, ükskõik, keda sa inimestest mainid. Mul on nagu, kõik on nii kallid ja seega, kui sa ütlesid, et ta nagu oligi mu kaksikleek, siis ma nutsin, sest ma ei uskunud seda. Ma arvasin, et sa ütled, et ta oli lihtsalt üks töllakas, vaata, sa leidsid lihtsalt jobu. Aga sa ütlesid kaksikleek ja siis ma olin nagu nii kurb, et kuidas ma sain jääda sellisest asjast ilma nagu. Et see tegi veel rohkem haiget. Et isa elab mul lähedal, aga kaksikleek ja see elab 3 tunni kaugusel minust ja et see on isegi valusam nagu. On sul veel mingisugune küsimus või? No ma ei tea, ma tahtsin ka öelda, et nagu see mu mees, ma pakun, et mu mees on mu nagu karmapartner, et meil on ka see sõprus on nagu hea. Aga ma küsisin ükskord oma mehelt, et miks ta nagu minu valis ja miks mina tema valisin. Ja ma olen tahtnud teda nagu mitu korda maha jätta, et ta tuleb kogu aeg tagasi võitlema. Ja siis ma mõtlesingi, et kas see ongi siis nagu see, millest nad kõik nagu räägivad, et kas see ongi siis see nagu su ideaalne teine pool või et nagu ongi inimene, kes nagu jah, ma ei tea, temaga nagu sihuke teistmoodi tunne, vaata. Et ta on nagu rohkem nagu sõber või selline. Siis ma ütlesin ka oma mehele, et tead, kui me oleks näiteks sündinud nagu õde ja vend, ma oleksin nii õnnelik, kui mul oleks sinusugune vend, kes kaitseb ja hoiab mind. Aga mehena on ja natuke, ma ei tea, kuidagi kakleme palju ja mina olen selline närvihaige. Ma ei tea. Ehk siis küsimust ei ole? Ei noh, ma lihtsalt mõtlesin, kas ta on mu karmaatiline partner, sest noh, kerge ei olnud. See nagu, tead, see ei ole teema. See ei ole teema. See tegelikult ei ole üldse vahet, mis liiki partner sul on. Okay. Oluline on vaid see, mida nad meis esile toovad, et me saaksime sellega tegeleda. Ja ma lihtsalt mõtlesin, me oleme nagu arutanud ka, et noh, esiteks see, et keegi kolmas vaata tuli meile vahele. Tead, karmaatilised karmapartnerid, me oleme kõik karmapartnerid. Kõige suuremad karmasõlmed on meil oma vanematega. Okay. Need on esimesed, kellega me peaks ära lahendama asju. Ja kõik me kohtume elusse samade inimestega. Erinevates rollides. Kõik, kes on sinu ümber sinu, on sinu karmapartnerid. Erinevates liikides. Okay. Et see tegelikult ei oma mitte mingit tähtsust. Tähtsus tegelikult omab see, noh, ütleme siis, mida nad meile näitavad, mida nad meis esile toovad. Me saaksime sellega tegeleda ja läbi selle saada vabaks. Jaa. No vot. On sul veel mõni küsimus või praeguseks lõpetame? Ma ei teagi. Ei ole vist hetkel midagi, et noh, ma tean seda, et ma ei saa seda kaksikleeki tagasi, et ma pean lihtsalt ise nagu edasi liikuma, aga
aga mu tuttav ütles ka, et mu mingi see hingeosa on nagu tema käes, et ma pean selle nagu tagasi tõmbama ja siis ma olen uurinud ja ma ei oska seda tagasi tõmmata. ma ei tea, mida ta varastas, aga ma ei saa seda tagasi. et tuttav ütles, et su hing on nagu tühi, et sul on mingid jupid puudu, siis ma ütlesin, tore on. et ma ei tea. Väga veider. No see isa teema, selleks teemaks sa veel tegelikult valmis ei ole. Sa oled kinni. Aga selle all on sügav üksindus. Ja. Ja mida isa teema tegelikult puudutab. Sest see kõik istub meil alateadvuses. Et isegi kui ma püüan olla tugev ja tubli, lapse tasandil, kui üks vanem läheb ära või nagu kaob radarilt, lapse tasandil süsteemselt tundub, et mina olen süüdi selles. Ja see teema on tegelikult sügavam, et kui sa oled valmis, siis mine sinna teemasse, üksinduse teemasse. Et see on praegu see, mida, mis mul jälle kaardid, ma küsin, et milles on jälle küsimus, siis siin on nagu sügav transformatsioon. Ja. See, mida see meesterahvas tõi sulle esile. Isa teema, mida sa ei taha näha tegelikult ja selle taga on üksinduse teema. Aga kuidas ma selle isa teemaga nagu peaks tegelema, kas ma siis nagu peaks temaga aega veetma või? Ei, sa ei pea isegi selles mõttes otse. Kui ma räägin, et sa tegeled isa teemaga, ma mõtlen seda, et sa lähed teraapiasse, psühhoteraapia või konstellatsioon. Ehk siis, mis see tegelikult tähendab? Esialgselt see tähendab, psühhoteraapias on erinevad tehnikad. Esimene samm on välja öelda kõik see, mis minu sees toimub. Mis ma tunnen sinu suhtes. Aga see ei ole tervislik teha päriselus. Sellepärast, et siis ma valen kogu oma sitta nagu otse talle peale, on ju. Selle asemel kasutatakse näiteks, ma ei tea, tühja tooli tehnikat. Tehnikaid on väga palju. Et sa saaksid lõpuks välja selle kurbuse, selle viha, kõik need tunded saaksid endast välja. Saaksid välja rääkida, välja tunda ja nii edasi. Seda tehakse teraapias. Selleks see on mõeldud. Või konstellatsioonis. Näiteks lähed konstellatsiooni, ütled, et ma tunnen, et tegelikult mul on sügav selline üksinduse tunne, mida ma ei tea, ma ei ole tunnistanud terve elu ja nüüd, kui isa teema tulevad üles, jälle näiteks tuleb, ma lihtsalt toon näidet, on ju, ma ei ütle, et see saab minema selle teemaga konstellatsiooni, ma lihtsalt toon näidet. Ja siis seal, vaadata sinna suunas. Vot, et mitte, et ma soovitan sulle minna isa juurde ja öelda, et kui halb isa sa oled, et sa oled playboy ja nii edasi. Et see on töö nagu iseendaga, enda tunnetega. Ei, ta nagu vahepeal läheb mitu kuud mööda ja siis ta nagu helistab mulle vahepeal ja praegu oligi, ma vist nägin teda nüüd 2 nädalat tagasi. Ta ütles, et ta emal on sünnipäev ja siis ma ütlesin, et me ei ole 10 aastat käinud. Miks nüüd? Aga ma läksin sinna sünnipäevale. Selles suhtes, et ei olnud hullu nagu. Aga okei, siis praegu on kõik. Ja, praegu on kõik. Ja tänan sind usalduse eest. Ja kui midagi, siis kirjuta. Ja, aitäh. Nägemist.